Eile otsustas valitsus kutsuda lisaõppekogunemisele Okas 24-2 kuni 250 esimese jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ja diviisi lühimahutõrjepatarei reservväelast. Täna hommikul jõudsid reservväelased Tapa linnakusse, kus pärast formeerimist liigutakse õppusele Pikne. Sõitsin parasjagu Tallinna maanteel Rakvere poole ja korraks ehmatasin ära, et kas on õige aasta ja õige kuu seal nagu kirjas. Oli päris ootamatult ja osanud arvata, et kohe järgmisel päeva hommikul peab nagu ära minema ja siis ei olnudki muud, kui oli hakata vaja asju elus ümber korraldama. Mind toob siia kohustus isamaa ees, et tuleb olla valmis igasugusteks situatsioonideks ja see on siis nagu nii-öelda peaproov selle jaoks, kui peaks midagi juhtuma. Eks ikka siuke väike ärevus on. Tore on alati näha vanasi lahingpartnereid ja jaokaaslasi. Veel ei ole ühtegi nägu ära tundnud, aga loodetavasti varsti näeb. Paindlik õppekogunemine tähendab, et pärast esmase ülesande täitmist, kui lahingu ettevalmistus on tehtud, siis reservväelased pärast hoolduse ja muid vajalikke toimingud lastakse koju. Koju ei saada relvastust ega muid selliseid sidevahendid muud taolist. Aga muu varustus läheb koju selleks, et nad oleksid kõrges valmisolekus ja oleksid valmis käsu peale kiiresti uuesti tagasi teenistusse tulema.